Hola, ma olen Oss ja ma olen jälle tagasi. Oleme siin Kulbilohu rallikrossi rajal. See rada on tuntud just oma suurte kõrguste ja languste poolest. Siin on meil Eesti meistrivõistluste ja Põhjamaade meistrivõistluste etapp. Palju meil varasemast kokku võtta pole. Meil oli ainult üks võistlus peale Laitset. See oli Leedus Driftiškesi rajal Balti etapp. Seal ma suutsin võita. Benedictas Sirbaga läksime näiteks top 4 kokku ja poole võistluse pealt hakkas sadama. Ühtegi trenniringi me vihmaga ei saanud, nii et oli üks vägagi põnev ja adrenaliinirohke sõitmine. Nagu näha, siis juba start on meil väga suure kallaku peal. Me jääme sinna koonust juurde seisma, enne teeme siin rehvid soojaks ära ja siis lähme laome käigud siit mäest alla. Siit lähme üles esimesse kurvi. Kui start on allaminek, siis juba esimene kurv on jälle ülesminek. Peale esimest kurvi tuleb teha esimene poolevahetus lohus, nii et saad jälle alla minna ja siis tulla uuesti siia kurvi ülesse. Kurvist edasi saab jälle kiirendada alla, teha poolevahetus ja tõusta jälle ülesse. See rada on just sellepärast hirmuäratav, kuna kõik ääred on suured mullavallid. Kui sinna paned, siis on suur oht panna katust. Siin rajal on kahjuks väga palju avariisid. Noh, Vallo, kuidas imeb? Mis veel mainimata jäi, Eesti arvestus oleme me hetkel esimesed, Balti arvestust mida küll siin ei ole, oleme praegu 3. kohal, aga meil on veel koos selle võistlusega 4 etappi jäänud, nii et põnevust veel jätkub. Läheme trenni sõitma nüüd. Hello everyone. The car's working perfect. Everything is bueno. Mina olen Kaspar, mina olen täna siis Oscaril spotter, ehk siis jälgin, kuidas ta sõidab. Praegu oli siis esimene trenni sats oli ära ja võib rahule jääda. Ühesõnaga see teine kast on siuke kahtlane, aga see teine kast on kõigi jaoks kahtlane, sest see on nii räme pikk kast, et seal nagu pikalt sees püsida on suhteliselt keeruline. Alguses oli veel ninaga probleeme, aga kui saime selle poole vahetus õige koha peale, siis see viskas ilusti kaugemale, et sai selle nina ilusti raadiust sõita. Ja lõpupoole oli kõik titi-miti, ainukene see teine kast ongi siukene. Nüüd ma jään vait selle pärast siin läheb andmiseks. Yo, my name is Kaspar. Mul on 2 kotti ja mind vapsi midagi ei kotti. Yo. Peace. Sibula räpp. No nii, trennid tehtud. Isegi üllatavalt palju see sõita. Meie grupis õnneks ühtegi suuremat avariid ei olnud, nii et trenn pigem sujus. Tekkis ainult see mure, et rehvid osse siia alla kinni, kuna tuult ei olnud, siis vahepeal pidid natuke kauem sõitu ootama, aga ei olnud hullu midagi. Saime liidi väga päris okeiks. Sain mõne chase'i ka, suht keeruline chase'idest, et need, keda ma chase'ida sain, neil oli liid siuke kehvik, aga ma arvan, et homseks sai väga hea aluse alla, nii et näeme homme. Ciao! No nii, suundume siis sellesse warm-upi, lubati, et saab ühe liidi, ühe chase'i, saab kergelt käe soojaks ja siis ongi kvalifikatsiooni aeg käes, nii et näeme rajal.
on natuke närvis, mees on locked in. Minul on siuke kahtlane tunne, ma ei tea, see rada on natuke hirmutav, ütlen ausalt. Nagu offreid on see juba palju nõudnud. Välja sõitmis üle katuse panekuid on nagu väga palju. Aga loodame, et kõik läheb hästi. Nüüd meie oma poiss Siim Oskar Hääl. Keneka rihm läks. Esimeses valliringis punkte kirja ei saa. Ma kardan, et mingi kuradi soodi siit, mingi kivi lendas siia vahele, vaata, ja siis ta viskas minema. Siis ma panin talle uue rihma kohe peale, panime auto käima, Kenekas ei lae. Siis kuradi andsime piirajasse täiega. Kuradi mingi sussisamine siin käis ja järsku hakkas laadima edasi. Aga see laadimine oli kuradi suht siit, et hakkas nagu... Ja ma võtsin teisest bõimis ära ja lõikasin pooleks ja panin siia. Meil on treenid korras, kõik asjad korras. Me sõitsime, kõik oli tiim. Ja jälle, kui on vaja sõita, nuinurull ei ole enam nuinurull. Siim Oskar Hääl on tagasi rajal. Loodame, et tehnika peab, tuleb ta sealt hea hoogas, paks suits on järgi, kena hooga, klipp on ilusti käes, sõidab ta ilusti laiaks selle kurvi. Viimane klipp on kenasti käes, ilusa nurgaga tehnika pidas ja mees sai teha lõpuks ometi ilusa sõidu. Et nurga eest iseenesest 23 punkti ei ole paha, joon 32 punkti, nii et... Väga ilus töö. Noh, 81 punkti. Normaalne. Saame minna tandemitesse esimesse vooru. Vastas on mingisugune Leedu kutt. Nii et let's go! Järelsõitja viskas natukene vist isenedes liiga suure nurga. Siim Oskar teeb väga ilus tööd, eessõit on väga ilus, aga sisenedes natukene läks see nurk liiga suureks. Kuigi praegu raja teises osas on ilust järgi õigus lõikas, ei jätnud endale isegi ruumi. Tundub, et ikka tükk tegemist on teha, et seal lähedal Siimule püsida. Nii, ja vaatame, Siim Oskar tuleb ilusti talle külje alla järgi, jätab omale poole vaatuseks ilusti ruumi ja siin juba kurvi alguses sukeldub talle külje alla tagasi ja tulevad nad päris lähedalselt välja, ilusti jätab omale vahe ja finišijoones tuleb ilusti järgi. Väga hea töö, paneme käed kokku, see oli ilus sõit. Nii, top 32 sõidetud. Oli täitsa okei liid, päris normaalne chase ka, nii et järgmisena on meil üks Leedu sõitja taas kord, nii et vaatame, mis top 16 saab. No nii, Siim võtab kohe talle sinna sappa. Siim ei jäta praegu sinna mitte mingisugust vahet ja jätkis omale turvalise vahet pool ära vahetada. Rolliksid teisest kurvist talle ilusti jälle külje alla. Viimasesse klippi jõuavad ta koos ja Siim sõidab kenasti talle järgi. Paneme käed kokku, see oli ilus sõit. Nii mehed lähevad ikka väga kõrvuti seal. Ja samamoodi ründab teda. Väga vähe jättis ruumi, püha müristus, kui vähe oli ruumi poole vahelt veel. Mis sõit see siin on? Täpselt, tegemist on kahe identse nõiduga. Mehed leppisid lihtsalt rahulikult kokku. Kuidas siuke asi siis võimalik on?
ja siit paarist läheb edasi Oskaras Joodis. Noh, tsiteerides klassikuid, sometimes lose, always win. Sometimes win, always lose, ma ei tea. Oss veel kommentaare ei jaga, aga küll ta varsti ka kommenteerib. Aga noh, spordi ilud ja valud, olen midagi öelda. Mina kaotasin leedukale top 16 esimesena Chase'isin. Ma ütleks, et Chase oli päris raju. Peale seda tegin väga normaalse liidiga, aga põneval kombel ei antud seda mulle, vaid anti leedukale. Aga mis teha saab, see on see driftisport, nii et seekord otsus läks leedukale ja lõpetasime oma sõidud top 16. Nagu ikka, ilma kelleta me ei sõidaks. Ühed ilma kelleta me sõidaks on sponsorid, kes siis on taas kord ilusti õla alla pannud, et saaksime üldse võistlustele tulla ja proovida mingit konkurentsi pakkuda. Ja teine on tiim, et ka see nädalavahetus ei sõitnud see auto täiesti ideaalselt kohe stardist, vaid olid ka väiksed mured vahepeal, aga tiim lahendas ilusti ära ja et tore, et vähemalt kaotus jäi minu taha, mitte auto taha, nii et tahan kõiki nii sponsoreid kui tiimi väga tänada. Näeme järgmine kord. Ciao!